tulemast siis sügisesele teisele vestlusõhtule ja õhtu juhatame sisse, palume Aili ja Urmas siia keskele. 25 aastat on läinud nagu linnulennult, kus Aili on pidanud raamatupidaja ametit ja lisaks veel 14 aastat olnud koos Urmasega külamaja perenaine ja peremees. Lisaks Urmasel on veel mehaanik, majavalvur, ahjukütt ja lumelükka ja lehepuhurimees. Ma ei oskagi öelda, midagi jäi kindlasti ütlemata, sest nii palju on. Ja Mari-Liisiga olime Haapsalus ja siis rääkisime kunstnikuga, et meil on selline asi, et ta ütles, et ta teeb Ailist noorpõlve pildi siia pleedi peale. Et oleks sul alati soe olla ja meenutab neid häid aastaid. Et aitäh sulle! Urmas, sul on niisugune ja et sul oleks turvalust ja turvata mind. Ja see on kõige tähtsam. 100 millimeetrine padrun. Kui teid ei oleks, siis ei oleks mina ka midagi teinud. Siin võib tee ristis kisada ja karjuda, aga midagi ei tule välja. Aga teiega koos oli mõnus olla ja ma arvan, me oleme koos ikkagi veel, kuna ma lihtsalt aeg teeb oma töö, nii nagu praegu. Sügisel lehed langevad ja midagi tehe ei ole. Kevadel jälle võitsevad. Nii et suur aitäh teile ja ma tänan teid kõike väga. Aitäh! Tere kõigile! Minu nimi on Margus Annuk. Alati väga meeldi olla mitmel põhjusel. Üks on sinna väga soe juba ruumi poolest. Teise poolt on siin teine soojus selles mõttes, et minu esivanemad on Rutikverest Põltsamale suure tõenäosusega läbi Pajusi sõitnud. On nii või? Ega otsemat teed vist ei ole. On otsemat. Ja ma arvan, et siis on mul õigus. Vanaisa ja vanaema on mul Kõrgkülast ja Väljatakuse külast pärit ja need mälestused ja vanaisa kasvatus on mul siiani loodetavasti küljes. Aga ma alustan natukene, tulen siia poole, ma ei taha nagu palju pilte näidata, aga siin on hästi primitiivne pikk liigesest, kus on 2 luuotsa ja kui loodus on meil nii-öelda konstrueerinud, siis on ta mõelnud nii, et kuidas need 2 luuotsa saaks nii omavahel liikuda, et nad kohe ära ei kuluks ja teiselt poolt oleks see skeleti funktsioon täidetud. Nii. Ja siis on tehtud niisugune, kuidas öelda, konstruktsioon looduse poolt, et need luuotsad kaetakse niisuguse kihiga, mida nimetatakse kõhreks. Nii. Ja vahele tehakse sinna määre. Mehed, kes on autodega tegevad, teavad, et need vanasti olid liigend, mida tuli määrida. Liiges on täpselt samasugune liigend. Ja siin on huvitav see, et selle nii-öelda kogu liigese nii-öelda kvaliteet või tervis sõltub sellest, kui hästi see on määritud nii-öelda. Et kui seda määret siin jätkub, siis see liiges liigub libedalt ja ta ei saa kannatada ja ei tekita ka valusid. Ja kus see libedus siia tekib? Tekib sellest, et siin on niisugune, kutsutakse sünoviaalkest, näete niisugune, mis liigest nagu, kui mõtleme, et liiges on nagu kast, siis ta katab seda igalt poolt. Ja see toodab siis niisugust vedelikku, mis töötab määrdena. Aga mitte ainult määrdena, vaid veel olulisem funktsioon on temal see, et ta toidab seda kõhve siin. Kõhve. Just see, et kõhve saaks väga hästi nii-öelda oma toitainet kätte ja seetõttu ta ei vigastuks ja kui on koormused, siis ta ei saa kohe kannatada. Sest milles on probleem
kui hakkavad liigeshaigused peale, siis ta hakkab sellest kõhrevigastusest peale. Ja see ei anna alguses valu. Valu tekib pärastpoole, kui see kõhr on saadud vigastatud ja protsess läheb edasi. Küsige vahele midagi kohe, järsku ma lähen oma jutuga kuhugi mujale, aga hoidke mind rööpas, et siis... Kui õige see on, et see liigesele kõige parem toidulisand on vanaema keedetud sült? Ma arvan, et see on väga hea. Ma arvan, et kui sinna verikähki juurde süüa, siis on ta kõige parem, sest vaadake loogiliselt, et need toiduained, mis me sööme, mis meile kehale kõige sarnasemad. Ega seaga oleme väga suured sugulased tegelikult, kui vaadata nii seetetrakti kui ka rakke kui kõike muud sarnast. Ja kui me sööme enda kehale vajalik ained sellest ressursist, mis meil on kõige sarnane, on see loogika olemas. Nii et ma arvan täitsa õige. Ja ma liiguks ise ka selles suunas, et mitte osta igasuguseid sünteetilisi lillasid limonaade ja lõhneõli maitsega küpsiseid, vaid süüa seda sama vanaema sülti ja kõik need looduslikud asjad on, mis on kindlasti ilma kõrvaltoimetajata, aga imesid nad ei tee, kui elu on juba läinud nagu ära, aga teeb selle paranemisprotsessi kindlasti tõhusamaks ja paremaks. Nii, oli ammendav vastus, nii et jätkame selles hea sihti söömisega. Taimetoitlasi siin palju ei ole ilmselt, eks ju. Nii et, aga kas on veel küsimusi, et ma liigun edasi, olete nõus? Ja andke kohe teada, kui ma jään toppama ka, et nüüd ma rääkisin eile, et liigeshaigusi on hästi palju. On niisugused liigeshaigused, mis on põletikulised, kus on põletik kui selline. Igasugused artriit. Artriit on niisugune sõna, mis näitab põletikku. Meteoriit ei ole põletik, eks ju, aga artriit on põletik. Ainuke erand on kopsupõletik. Ei ole pneumoniit, vaid on pneumoonia. Muidu kõik on need prostatiidid, myokardiidid, entsefaliidid ja põletik. Nii on ka liigese puhul. Aga siin on erinevaid põhjuseid, miks see põletik tekib. Ühte ma enne ütlesin, et juurde on liiges vigastada saanud ja sinna läheb infektsioon sisse. Ja need infektsioon võib olla täitsa normaalsed bakterid, mis elavad meie naha pinna peal, mis meile kunagi ei tee, mis on meie sümbioosis positiivsed. Aga liigese sees nad teevad meile pahandust. Ja seetõttu on, kui me süstanõela viime läbi naha, on oht alati, et me võime sinna viia mõne bakteri sisse, eks. Et see on üks koht. Aga te olete kuulnud reumatoidartriiti, podagrat, psoriaatimenatriit ja infektsioonselt ma just rääkisin. Et siin on ka põletikud, aga mille taust on teistsugune. Just need reumatoidartriit, podagrat, psoriaatimenatriit ja need on erineva põhjusega ja see eeldab seda, et kui me diagnoosime, siis näiteks reumatoidartriiti me kunagi ei ravi samade ravimitega või samade meetoditega kui infektsioonset artriiti, kuna põhjused on teistsugused. Ja kui me võtame reumatoidartriiti, olete kuulnud sellest, siis selle üks tunnus on see, et ei haigestu üks liiges ega suurliiges, vaid haigestuvad mitmed liigesed korraga. Ja seal on põhjus selline, et ühel hetkel meie organism hakkab tundma, et meie enda keharakud on talle võõrad ja hakkab meid hävitama. See on immuunsüsteemi kõrvale kalla. Sellest mul on eraldi loengud, millest ma olen rääkinud ka raamatukogus, ilmselt kordan neid veel. Ja vot see on olukord, kus me tegelikult liigest ennast nagu võime leevendada mingite salvidega või midagi sarnasega, aga põhihaigust me ei ravi. Tähendab, et on küll sümptomatoloogiline ravi. Ja kui me tahame ravida, siis me peame immuunsüsteemi maha suruma, et ei teki seda rünnakut. Ja seal tekib järgmine probleem, kui me seda maha surume, siis tekib see, et me muutume vastuvõtlikuks ka kõikidele viirustele ja sesoonsetele kümnetushaigustele. Aga see on nagu eraldi loengu teema. Aga kuhu me täna kõige suurema rõhu panema, mis on inimestel kõige rohkem levinud, on need degeneratiivsed liigesed haigused ehk artroosid, millest me enne rääkisime, kus kahjustub see kõhn. Ja kui kõhn on kahjustunud, siis hakkab kahjustuma ka kõik see luuline osa ja siis lisandub põletikuline komponent ja arstid panevad diagnoosi osteoartriit või osteoartroos. Et see on kõige levinum ja sellele tegelikult mingisugust
niisugust imetabletiravi ei ole ja kõige tõhusam ravi on kindlasti endoproteesimine, kus pannakse uus liiges. Ja see on nüüd aastakümnetega hästi arenenud ja inimesed seda taluvad suhteliselt hästi. On üksikud juhud, kus seda liigest ei võeta nagu keha poolt vastu, aga need on väga üksikud juhud. Ja selles suhtes ta on üks efektiivsemaid ravimid. Kaasajale, kui just et liiga noorelt ei hakata rasket sporti tegema. Eriti olen näinud juhte, kus ema tahab oma saavutamata ambitsioone siis lapse peal realiseerida, paneb ta siis meeletu suure koormusega iluvõimlemise trenni ja seal saavad niisuguse tambiga tööd just selle organismi arengustaadiumis. Kui vanemal inimesele panna niisugune väljaarvelt inimesele koormus peale, ta väsib ära või ütleb, et mina selle jamaga ei tegele, aga laps on teises stsenaariumis. Ja vaat seal tekivad väga tõsised olukorrad, kus ma olen neid juhte, kus me täpselt ei tea, kas see on mingisugune omaette haigus, kus liiges pea sulab sisuliselt ära röntgenoloogi terminoloogias või on ta tegemist siis ülekoormusest lähtuvalt selles kasvueas. Nii et selles suhtes peab nende asjadega väga mõõdukas olema. Ja näiteks tõstespordis ka öeldakse, et ei tohi lapsi seal panna raskusi tõstma nende arengueas, vaid teha nagu üldsporti ja võimekust, aga mitte panna suurte koormuste peale. Mõnel ei mõju see, mõnel mõjub väga halvasti. Ja kui te vaatate siin meie idanaabri sporti, siis seal on väga palju rahvast valida ja seal tehakse tihtipeale nii, et võetakse need noored ette, kuna neid on palju, siis kes peab vastu selle minnakse edasi, saab olümpiavõitjaks, teised lähevad ajaloo prügikasti kahjuks. Ja võt see lähenemine on tihtipeale väga ebahumaanne, kuna me teadlikult rikume noolte inimeste. Ja niisugused, kui te vaatate meediat, siis mõningad asjad on ka siin Eesti treenerite juures nagu välja tulnud. Ma ei taha nimesid nimetada, aga need on aspektid, mida peab alati arvestama, et kui teie laps hakkab väga kiiresti kuulsaks saama tahtmaks ja tal on mingisugused ambitsioonid, siis peab need asjad nagu läbi vaatama, et arengubaasis ei tee liiga suurt koormust. Et siin võib ka südameprobleemid tekkida need. Et niisugune seaduspärasus on, mida on tõhusamad ravimid, seda suuremad kõrvaltoimed. Me ei saa mitte midagi sinna teha, nii see on. Või siis on väga tõhus ravim, aga ta üldse ei mõju, kuna meil mingi retseptor on puudu näiteks. Et niisugused olukorrad on. Ja vaat see on see, kus me paikneme praegu meditsiinis. Ühelt poolt on suur optimism, teiselt poolt on see keerukuse aste, mida sügavamale läheme, seda keerulisemaks läheb. Ma ei taha pessimistlik olla, peab alati optimist olema, et kõik laheneb ja läheb kenasti, aga see on see reaalsus. Aga kas on õige, et ütleme, ravimitega võetakse valu ära, seda õiget kohta välja ei otsitagi? Jah, see tihtipeale ongi. Me võtame astingu ära. Aga see hoopis kahjustab veel rohkem organismi. Täpselt, sama asi ma rääks. Ja tihtipeale nii, et kui näiteks käsi siit valutab, siis see probleem võib olla hoopis siin. Või pitsutakse siin neid närve, kust jooksevad need kiud, mis innerveerivad, või hiidro tuleb seda. Kas närvikahjustusi ka on võimalik ka ravida või? Närvikahjustusi ole, mis määral need on. Ütleme puusa operatsiooni järgsel. Seal väga suuri närve läbi ei lõigata, seal ei jää ette üldse. Aga väiksemad nahanärvid ja need võivad kahjustada saada, sest organismid erinevad väga palju sisemiselt. Inimesed erinevad omavahel seedliselt rohkem kui välispildiliselt. Välispildiliselt on suhteliselt sarnased, aga kui te lõikate inimese kõhu lõhki, siis ühel inimesel neerudele tuleb üks arter, osadel 2 arterit, osadel on mingi 3 sagarat ja 4 sagarat kuskil, nii et selles mõttes on erinev. Ja kuidas nüüd need operatsiooni tüsistused on, kuidas on, kas on sealt mingi väike närv läbi lõid, mis on sealt läbi lõigatud, aga see on väga individuaalne. Et seda saab nagu käsitleda väga individuaalses kontekstis, aga tavaliselt niisuguste operatsioonide puhul kannatavad sensoorsed ehk tundenärvid, et mingi asi jääb tuimaks. Seal ei juhtu seda, et nüüd ei saa jalga liigutada. Aga ütleme, kui inimene püsti tõusta ei saa, meeletud valud on ja
ja siis tuleb istuda ei vaadata, saa. kus on põhjus, kas on liigesed läbi, kas on selgroo närvid nii pitsunud, eks ju. See on peale puusaoperatsiooni. Ja seal võib olla see asi, et tuleb vaadata, et tihtipeale inimese hädad ei ole ainult ühes, et see on isoleeritud, vaid mitmed hädad koos. Näiteks kui on puusaliigese muutus, siis on juba selja muutused ka, eks ju nii. Et mis annab selle põhivalu komponendi, seda tuleb siis analüüsida. Meie valmistasime ka natukene ravimiks vastu, et Olvi ja Jüri Lubus annavad B ja külaseltsi poolt on üks ajalooraamat vaimsele. Väga suur tänu. Kas see messi on seespildine või välispildine? Saunalaval vist mõjub ka hästi. Ja aitäh, suur tänu. Kingitusi oleks vaja olla. Aitäh. 2 akadeemilist tundi.